No nii, tere sõbrad, tere. Portugali ralli tulemas. Amatöör teeb oma ka video. Kõigepealt siiani tänud neile, kes on auhindasid pannud ja otse loomulikult, kes arvab, et oleks nagu ka kena toetada auhindadega, siis olge täitsa paid, andke teada. Mulle juba andis üks teada, ma veel ei tea, mis asjad need auhinnaks on ja kuidas on, aga eile mulle kirjutas, et on auhinnad ka olemas. Millise ralli jaoks mida ei ole jõudnud küsida veel, aga eks ma küsin järgi. Igatahes ühes võib kindel olla, Baltoili poolt pandud auhinnad on kindlasti olemas selleks Portugali ralliks. Nii et eelmised, kõik, kes on loosiga võitnud, nemad on oma auhinnad kõik kätte saanud. Niimoodi, et ei ole probleemi, auhinnad saab alati kätte toimetatud. Aga nüüd kõige tähtsam. Amatöör arvab volüüm 200. Vot just nimelt siukene ilus juubeli number nagu, et kuidas ma ütlen, ilus number 200. Et vot näed, kui palju on saadud neid teha, neid on tegelikult rohkem, aga selle pealkirja all just nagu, et kui ma hakkasin neid, et oleks nagu kogu aeg üks pealkiri, et numbri järgi, et siis on need nagu järjest ja vot ongi. Volüüm 200 on juba see. Ja selle puhul kõik, kes vaatavad videot, kõik panevad pöidla. Ja veel kord, edasi jõudnutel, nemad on tublid, nemad panevad ka, sealt vaatavad YouTube'ist, kuidas saab seda superhäid täht panna. See natukene maksab, aga amatöörile seda toetust vaja, sest võt tuleb igast tehnikat osta, mikrofone, värke, drooni muretsesin endale. Ja võt auhindasi vaja panna vahepeal, ise ka pean ju panema ja võt siis on ikka vaja niimoodi, et kes paljuks ei pea, võib siukese väikese toetuse teha. Ja loomulikult on veel üks tore asi. Veel tore asi on see, et Facebooki amatöörigrupil, oh ime, täna sai meil täis 4500 liiget. Ei tea, kui palju neist aktiivsed on, aga ikkagi uhke number. Nii et minu arust on see väga vahva. Aga okei, ma ei hakka selles mõttes sellest Portugali rallist väga palju lahti lappama, ma lihtsalt räägin, millised minu mõtted on sellepärast, et siin ilmselt tuleb nüüd kohe Parc Fermé saade, äkki juba täna õhtul välja või no kolmapäeva õhtuks ta on kindlasti olemas. No okei, kolmapäeva õhtuks ei ole, sest neljapäeva hommikuks on kindla peale. Sest need ka seal katsuvad ajastada, kuidas neil selle ajaga on, et nad jõuavad teha. Et eks nemad ka räägivad ja Power Stage'i saade oli seekord ütlemata vara ära ja oli ka väga põnev saade. Nii et soovitan kõigil kuulata. Aga mina räägin sedasi nii nagu, mis mina arvan. Võt jah, et üle räägivad spetsialistid, mina saan ainult oma arvamust avaldada. Kuidas mina arvan, kuidas mina mõtlen. Ja kui ma siin oma kamraadidega, sõpradega, tuttavatega, kui suhtlenud oleme sel teemal, et siis mis me arvame ja loomulikult kõige suurem küsimärk on alati see, mis on puudutab Hyundaid. Ja Hyundai teema ma võtaks niimoodi kokku, et ütleme see Portugali ralli on neile elu ja surma küsimus. Sellepärast, et kui nad nüüd siin Portugali rallil ebaõnnestuvad, ütleme niimoodi, et ebaõnnestumiseks ma pean seda, kui neist ükskõik kes Hyundai sõitjatest esimeseks ei tule, aga üldjuhul oleks neil vaja vähemalt 2 poodiumi kohta, vähemalt 2, et oleks midagigi. Vähemalt olgu siis okei, teine, kolmas, aga et 2 Hyundait peavad kindlasti olema poodiumi. Sest ma ise kahtlustan niimoodi, kui nad poodiumi peal ei ole, et siis on ikka üli suur tõenäosus see, mida siin kogu aeg lobisetakse, küll öeldakse, et see on spekulatsioon ja siis ei ole spekulatsioon ja siuke tuta, siukene jutt käib ja siis on see teema, et siis on arvatavasti tõmmatakse aasta lõpus
tõmmatakse juhe seinast välja ja ongi sellega haidaapak ka. Mina arvan niimoodi. Aga noh, elame, näeme, saame näha. Üks tuttav mulle ütles, et kurat, need kasutasid jokkerid ära, et meil ei ole enam jokkerid ka kasutada. Ma talle ütlesin, kurat, mis kasu on jokkeritest. Kasutasid kõik ära, aga kasu midagi ei ole, nii et sellest ei ole tuhkagi kasu. Nii et noh, näis. Ja muidugi, ma siin sõitades muidu ei räägikski väga palju, aga nii palju küll, et ütleme, ma arvan, et ega Ott peaks minema nüüd sedasi sõitma, et eks ta ise muidugi teab paremini, kuidas, aga mina, kui lihtsalt rallifänn, siis mina arvan niimoodi, et ega tal siin muud valikut ei ole, et peab minema kas kõik või mitte midagi. Et kui niimoodi kulgemisega minna, siis on niikuinii tuksis. Et siin on kas kõik või mitte midagi. Umbes samamoodi, nagu mis aastal see oli, kui ta Hyundai siin võitis Soome ralli ära. Vaid siis oli ka, et autos just nagu ennast hästi ei tundnud on ju, aga oota, see oli eelmine aasta pani paugu, ülemine aasta oli Fordis, üle-eelmine aasta, 3 aastat tagasi siis, eks ju. Et siis, kui Soome ära võitis ja vaata siis läks ka vaabank, et kas kõik või mitte midagi ja nüüd on täpselt sama teema, kas kõik või mitte midagi. Ja et ma ise arvan niimoodi, et Ott seda Portugali teemat tunneb hästi seal ja ma arvan, et eks ta ilmselt niimoodi lähebki, sest siin enam hellitada ei ole. Täpselt samamoodi on Neuvillil. Siin ei ole midagi hellitada, siin on kas kõik või mitte midagi. Sest Delfin on punktide arvestuses nii palju ees, et siin ei ole midagi. Ei ole rohkem rääkida midagi. Aga kuidas ma seal ennustuse ka seal panin ja eks igaüks ennustas nii, nagu ta ennustas, üldiselt on väga raske ennustada. Ma panin Otti teiseks, ma julgen esimeseks panna, tead. Aga ütleme niimoodi, et no näiteks seda küsitlust, mis ma küsitluse panin, seal muidugi kõik on, enamus on, et arvavad, et Ott võidab. Ma ise usun ka, et võidab, kuigi ma ei pannud Otti. Aga ma usun, et Ott võidab. Aga ma panin enda jaoks, vaat seekord on 12 seda WRC autot on ju. Ja siis nagu, muidu rallistuudium Estel seal, nendel oli tehtud, et on seal majavalitsuse punt ja sõidumehed, siis mina ütlen niimoodi, et minul on punt pandud sedasi, et on maailmameistrid ja maailmameistri kandidaat. Nii et noh, Ogier, Rova, Ott, Tiri ja Elfin. Nemad on siis need maailmameistrid pluss maailmameistri kandidaat, ütleme niimoodi. Ja ülejäänud, mina panin need ülejäänud kõik majavalitsuseks. Kõik selle Formoja, Katsuta, Pajari, Sest, Joshua ja siis keegi Portugali vend, Diogo. Et nii palju ma vaatasin, et tollel on kõige parem koht absoluudis. WRC2 on tal Türgis 2018. Aga ise ma arvan niimoodi, et Fordil seal kõik noored sõitjad, Šesk läheb just nagu, ma sain aru, kuskil ta ütles, et ega ta sinna niimoodi hullu panema ei lähe, võidu peale, punktide peale ei sõida. Aga lihtsalt hea tunde pealt ja kindla peale, läheb sõitma iseenesest siukse suhtumisega on hea. Ma usun, et eks teda on õpetatud. Eeskujuks on toodud meie Romet Jürgensoni, kes muidugi veel Virtsuga sõitnud ei ole, aga siiski tema suhtumine ja värk. Ma arvan, M-spordi poolt on teda niimoodi õpetatud, juhendatud ja ma arvan, aga ma siiski arvan, et Šesks on Fordidest kõige parem. Sest ma ütlen, minul isiklikult ta on väga sümpaatne sõitja ja alati suu kõrvuni peas, siuke lõbus, ei tea, kas ta päriselt ka nii lõbus on, aga vähemalt niimoodi alati on jumala lae vaadata ja kõik, kus ta videoklippe teeb ja värki ja igatepidi jutukas ja väga vinks-vonks. Aga võt see majavalitsuspundiga, nendega saab muidugi, selles mõttes saab päris äge olema. Aga miks mul 11 on kirjas neid? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Keegi on puudu mul.
Neid on ju 12 tegelikult. Formo, Katsuta, Pajari, Šešks, Joshua. Ei tea, vahet ei ole, ju nii on. Et ma arvan, et Šešks jah on parem, aga kõik need teised, seal on ütleme Katsuta ja Pajari, nemad teevad nii ehk naa siukest omavahel maavõistlust. Nii et saab näha, sest ma ütlen, ega Katsutal on ka selles mõttes, ega siin ei ole midagi. Tema on juba nii palju saanud selle Virtsuga sõita, et siin kõik räägivad. Et see, et nägu kogu aeg on päikseline ja kõik, aga aeg on tulemusi tooma hakata. Ja kui sa neid tulemusi too, siis on sinu karjääriga varsti puuks, kutupiilu. Nii et vaatame seal Katsuta ja Pajari hakkavad omavahel võistlema, üksteist tõestama ja kumb on kõvem on ju, mitte kumb on kumb, et kas Pajari on Katsuta ja Katsuta on Pajari või kuidas. Aga selles mõttes vaatame. Ja muidugi meil enda R5 poiss, mulle meeldib see R5 öelda, see on palju parem öelda kui see WRC2, aga vahet ei ole, kõik saavad aru. Aga vaadake, siin tuli nüüd alles uudis. Ja ongi, et Jürgenson Ipersi rallil sõidab ja kes üle alla pani, loomulikult see riidis. Ja selle koha pealt ma peaks ikka ütlema küll hästi, et ta on selle riidise hea mulje jätnud, see, et ta töökas on ja värki. Ja vaat, kus see ikka loeb. Ja see on praegu üli hea ja tore ja selle koha pealt ma ütleks muidugi niimoodi, et meil Eestis on ka kindlasti siukseid inimesi palju, kellel on seda nodi, nii et vähe ei ole, et võiksid ka ütleme meie sõitjaid toetada, et meil on siin neid sõitjaid küll ja veel, keda oleks vaja toetada. Aga iseenesest, vaat kui tore, et välismaa inimesed toetavad meie sõitjaid. See on sama nagu Egon Kauri Marko Rautio toetas. See on ülikõva on ju ja ma ei tea. Mina usun, et Rometist tuleb üks kõva sõidumees ja ma arvan, et siin Rally Estonial siis on juba kogemust nii palju all küll, et siis ta näitab ja tuleb hirmus andmine. Kuigi ma arvan, Romet läheb siis sõitma praegu, ega ta tõenäoliselt sõidab niimoodi, et lihtsalt korjab kogemust ja et harjuda. Tal ma arvan, selles mõttes sihti pole pandud, et nüüd võtan, panen ja olen esimene ja kõik, et sedasi. Aga kindlasti ma arvan, et ta näitab ühel hetkel, ta näitab siin Portugalis ka juba head aega, siis siin on konkurents kõva, tegelikult üleüldse kokku vist 95 autot stardis, eks. Aga järjekordselt, ma ei tea, ma seda küsitlust ei pannud, selle pärast, ma võiks muidugi huvi pärast panna, aga selles mõttes, kui mul auhinda ei ole, siis ei ole. Ütleme sinna, mis see muidu küsitlus on, et kes võidab Portugali ralli, siis sinna kommentaaridesse võite niisama arvamust panna, et kes meil nendest WRC2 poistest, kes nendest lõpetab kõige parema kohaga. Et kes on siis WRC2-st kõige kõrgemal kohal. Kas Virves, Linnamäe või Jürgenson. Sest ma usun, et seal tuleb ka jälle ülikõva andmine. Iseenesest seal peaks olema Linnamäel väga suht kõva eelis, sellepärast Linnamäe on seal saanud nii palju sõita, et vähe ei ole Portugalis, et tal on selles mõttes kogemusi, ma arvan, kõige rohkem. Aga Virves on ka saanud seal sõita viimasel ajal, aga muidugi ta ei ole nii palju saanud sõita kui Linnamäe. Aga sellegi poolest Romet on ka tibe käsi, nii et tuleb andmine. Mina arvan, et üks neist, kas Virves või Linnamäe lõpetab poodiumil. Tore oleks muidugi, kui need mõlemad võidaksid, tõmbaks kõigil üle, mütsid pähe on ju. Aga ütleme niimoodi tagasihoidlikult, üks neist lõpetab poodiumil. Ma siukest ulmet ei hakka panema, et kõik 3 Eesti poissi võiksid poodiumil lõpetada. Siis ma ei tea, siis teised ennast panevad kodinad kokku, julge isegi Sardiiniasse minna. Nii et ütleme niimoodi. Ja ma ei tea, kuidas kõigil on, mina olen ka rallipass on ostetud 4 päevaks, mul on seekord plaanis minna 4 päevaks. Niimoodi, et fännid, kes elavad kuskil raja ääres, tahate mind väga külla kutsuda, siis ma kindlasti ära öelda ei julge, kes kohe raja ääres kuskil elab.
et ma tulen suurema hea meelega külla. Aga jah, täna sain Rally Estonialt meili ka, et näed, et on komplekteeritud ja posti pandud niimoodi, et siis ma peaks kätte saama. Et sellega olen vingelt arvestanud, et seekord võtan puhkuse ka, mitte niimoodi, et saan rallile ühe päeva ainult olen ja et neljapäeva õhtul lähen, reede vaatan ära, siis vaatan laupäeva kodus, pühapäeval tööle, et võtsin selleks korraks puhkuse, pole enne terve selle kevade osa, ma pole ühtegi nädalat puhkust võtnud just nimelt, et siis ei saa mul keegi ära öelda. Et juba direktorile märkisin ka, et tuleb mind puhkusele lasta, muidu mul lähevad närvid läbi, väga stressirohke töö, täna oli hea, sai suht vara. Aga jah, niimoodi, et tuletan meelde, paneme pöidla videole, siis muidugi tellime kanali, kes ei ole veel tellinud ja siis muidugi need on edasi jõudnud, tublimatest tublimad, nemad saavad panna ka mulle selle super aitäh. Ei, ma ei ütle, et teised ei või panna, teised võivad ka panna, aga no need, kes arvavad, et nad on tublid rallifännid, et igasugune toetus kulub marjaks ära. Aga vot niimoodi, selline lühikene, mitte midagi ütle, sai seekord minu vidukene olema, et ralli tuleb kindlasti üliäge ja ma julgen pakkuda, et see tuleb nii äge, et pärast on pulss niimoodi laes, et on kohe jupp aega ja ma loodan, siis ma saan suht varakult selle kokkuvõtva video ka teha. Mine tea, äkki teengi selle kuskilt sealt rallilt peale Power Stage'i kuskil, kui ralli läbi on ja vaatan, äkki me mingi jõuguga oleme, et saab tehtud niimoodi. Siis, et vaatame. Sinnamaani tuleb veel elada kõigepealt. Aga noh, mina olen optimist nagu ikka. Nii et, mis optimist näeb, mul läks prillid katki. Eelmine nädal kukkus suur kuradi kott kukkus näkku mul autost maha, võtsin, läks katki, parandada ei saanud. Nüüd neljapäeval lähen saan, sest pühapäeval ei olnud lahti see, kus mingi laserkeevitusega pidi ära tehtama, nii et vaatab. Aga näis, kuidas seal Sardiinia ralliga saab mul selle video tegemisega, sest nii palju võin ka ette ära öelda, et 25. mail siis ma lähen tegema ühte Itaalia reisi järjekordselt. Nii et siis ma ei tea, kuidas trehvab, aga ma loodan, et trehvab. Aga siinkohal ma pean lõpetama ja ütlen teile suure lugupidamisega aitäh, et jälgite ja tšau, paka, piip ja prillid, nagu amatöör ütleb. Chris Mick, though, could have done without these stages. The Citroen driver opting to drive on the rim with the damaged tyre from the previous test. Needed to drive the road section before service and avoid the risk of exclusion. He had little choice. Immediate long crest minus, 30 right 2 to 3 over bump, immediate over crest left 5.